Tere tulemast Elukude lainele. Oleme siin imelisel varahommikul Kalamaja armsas koduhoovis emakese maa peal Paljajalu nautimas seda imelist päiksepaistise päeva tulekut, päeva arengut. Ja täna ma tahaksin jagada teiega väheke teistsugusemaid mooduseid oma energia ja faassia liigutamiseks kehas. See on väheke aktiivsem ja siin on väheke teistsugused liigutused, kuid kindlasti on need väga mõnusad hommikusel ajal teha või üldse päevasel ajal teha. Õhtusel ajal võib ka mõnda teha, aga mitte väga soovitav, et aktiviseerib liiga palju energiaid ja lihtsalt vereliikumist kehas, et siis magama jäämine võib olla väheke raskendatud, et pigem see hommikune väljas käimine, eriti Paljajalu maal, emakese maapinnal, kui võimalik on, ja üldse väljaminek kohe esimesel hästi kiiresti kui võimalik. Et see loob sellise rütmi, mida ma veel vist mainisin, et see aitab kaasa siis kortisooli nagu allatulekul õhtuti, mida on ka siin teadusuuringud näidanud, et see selline hommiku päiksevalguse või päevavalguse koguse saamine, doosi saamine, et see aitab õhtul nagu kortisoli nagu alla tulla. Et ja samas loomulikult see ka, et ikkagi see väikse külma selline mõju, et sa Paljajalu oled emakese maa peal siin, et see kindlasti ka on selline üks tore moodus enda keha karastada ja üldse see jalgadel on väga hea üldse Paljajalu käia, nii et selle peale ei hakka nüüd pikemalt peatuma hetkel, et võib-olla praktilist selles teoreetilistes osades siis saab neid rohkem lahti räägitud. Aga esimene asi üldse, mida tasub nagu teha või millele võib tähelepanu pöörata enda puhul on see, et kui ei ole selle kehaga nii väga nagu koos oldud, ei ole loodud seda kontakti, siis üks lihtne väga moodus on, mida mina olen praktiseerinud ju ja ka samamoodi, et on lihtsalt seismine, lihtsalt olemine oma kehaga, seisev meditatsioon, ma nimetaks seda. Ja see on väga lihtne, seal ei ole üldse mitte midagi keerulist. Ma lähen siin oma lemmikkohale tagasi, kus mul on jalajäljed juba sisse kulunud siin tegemistest. Et see lihtsalt see seismine on lihtsalt rahulik seismine. Sa seisad jalad õlalaiused laiali, lihtsalt see tugev, hea seis nagu see on, sa nagu seisad tugevasti jalgadega maal. Siin on samamoodi, et siin ei ole seda nõtku ega midagi eritigi vaja, siin on lihtsalt vaja tunda seda lõdva seisanud, õlad on rahulikult all ja proovida mitte millegi peale lihtsalt nagu mõelda. Ja pigem lihtsalt olla silmad kinni või silmad lahti olla, kuidas keegi soovib. Hingamine läbi nina, sisse ja välja. Mida rahulikum, seda parem. Ja tegelikult selle seisva meditatsiooni mõte ongi lihtsalt sa oled oma kehaga. Sa lihtsalt oled oma kehaga. Sa kuulad oma keha, sa oled temaga lihtsalt vaikides. Ja kui sul õnnestub olla 5-10 minutit, see on juba väga hea tulemus. Lihtsalt ole oma kehaga, tunneta oma keha, kuidas ta sul on. Lihtsalt ei ole vaja üle mõelda. Sa oled selles hetkes, sellel ajaperioodil, mis sa seisad, oled lihtsalt oma keha jaoks. Sul ei ole mitte mingit muud, sul ei ole vaja mõelda selle peale, mis päev toob, kuidas sa emakest maad tunnetad, kuidas su keha on, kuidas sa ise oled, kuidas sa lihtsalt oled kehaliselt, tunneta seda sisetunnet lihtsalt, kuidas su keha on. Ja hingad sisse ja välja rahulikult. Ja ma ei hakka seda praegu siin nagu väga pikalt tegema, sellepärast et muidu see video läheb jälle väga pikaks, aga nagu mõte on see ikkagi see, et sa oled oma kehaga
ja loomulikult, kui sul tekib soov, et sa oma keha tahad tänada, võid tänada oma keha kõiki eri osasid, kõik nad läbi käia tegelikult, aga esmaselt ikkagi soovitan lihtsalt olla, lihtsalt ole, hinga oma kehasse, hinga alakõhtu, sisse-välja rahulikult ja mida pikemad hingamised on, seda nagu parem, nagu ikka meditatsiooni käigus me teame, et mida pikem on hingam, mida pikemad tulevad vahed, seda sügavamale me läheme, aga siin ei ole see eesmärk, et sa nüüd väga sügavuti lähed, et siin on vaja lihtsalt tunnetada oma keha, tõesti tunneta oma keha, oled lihtsalt oma keha jaoks sellel hetkel, mitte midagi muud ei ole tähtsat sellel hetkel maailmas. On sinu keha, sina, sinu olemus selles kehas. Ja järgmisena pärast seda liigume edasi sellise raputamisega, ühesõnaga. See on nagu selline põlvedest nõkutamine ja see väga hästi aktiviseerib meil kogu keha energiat. Seda on hea hommikuti teha. Et lihtsalt niimoodi täitsa lõdvalt ei ole vaja midagi üle mõelda siin. Jalad võivad olla väheke sipa laiemalt, aga üldiselt õlalaiuselt lihtsalt ja lihtsalt niimoodi rahulikult nagu nõkutada lihtsalt, et ei ole vaja väga sügavale minna. Võite ka sügavale minna, kui tahate. No, see amplitud võib olla ka suurem, kui soovite. Et see on vastavalt sinu keha vajadustele, et ärge, et siin ütleme jällegi järjekordselt, ma tahan rõhutada, et ei tasu nagu üle mõelda, et laske selle kehal ise oma nagu tegu teha. Tema algus alati impulsi, aga pärast ta tegutseb ja küll hakkate märkama, kuidas see keha sellel nimelisel moel võtab üle ja viib teid kuhugi, kus te varem pole käinud. Et see on niisugune hea energia aktiviseerimine harjutus hommikuti. Ja proovige nii lõdvad, kui olla saate. Hingamine samamoodi, täitsa tavaline hingamine, siin ei ole mingisugust hingamine siis läbi nina ja sisse välja. Seda soovitan teha. 5 minutit oleks hea, kui teed proovida tõmmata lihtsalt kogu aeg, tunnetada seda lõtvust, mis kogu aeg varsti sibab õlgadeni ja hakkab alt üles tulema. 5 minutit on ikka hea aeg. Aga 5-10 minutit on selline väga mõnus. Kui mingi aja pärast tunnete, et jalad hakkavad soojaks juba minema.
lihtsalt hingamist ka teha, nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Tunnete, et keha läheb soojaks siis igatepidi, kuidas energia hakkab liikuma lihtsalt. Kehaline soojus. Kui soovite, võite ka suu avada välja hingamisel, nagu nii lahti kui võimalik. See on hea näolihast aktiviseerimiseks. Siin laske seda hingamist nii palju kui võimalik välja. 5 korda näiteks piisab. Jätkame enda raputamist. Hakkame tundma, kuidas õlavöödis, alapöödid hakkavad ka juba. Kõik see ülemine osa hakkab ka lõdvestuma. Ja me võime lisada veel ühe mõõtme. Ehk siis samamoodi nina kaudu sisse hingamine. Suu kaudu välja, kuid nüüd me jääme ka keele suust välja, et see nagu veel kord aktiviseerida seda kõik näofaasiat, kaelafaasiat ja kõike seda. Saan aru, et see kõik võib näida väga naljakana ja tobedana, aga tegelikult kasutegur on väga suur. Ühesõnaga jah, kui sellega tunned, et keha on piisavalt tõestanud
ärge püüdke siin iga raputusega kaasa hingata, siin on just selline rahulik tausta hingamine, nagu mediteeriks, kui keha liigub, et nagu mitte üritada iga asjaga nagu kaasa sisse-välja teha. Mingisugust niisugust asju pole soovitav teha, kuna tegemist on ikkagi rahuliku kui tunned, et on kõik jõudnud näpu otsteni välja juba see soovis ja kõik ja õlavöönd on juba lahtine, siis on jah, see oi kui tore on, kui hea seda tunnetada ja see on üldse üks väga hea harjutus või liigutusmoodus. Kui on ärevust, kui on mingi olukord, kus võib-olla keegi sind ennast välja viinud või sul on lihtsalt väga keeruline olla, siis selline pikk raputamine 5–10 minti rahulikult oma ette annab väga head tulemust. Et kui me vaatame ka loomariiki, siis mida loomad teevad, kui on ohuolukord, et nad kõik alati raputavad ennast pärast väga tugevasti. Vaatad, kui hirv jookseb eest ära või mingi väiksem loom suurema eest ära või üldse loomad, siis nad alati raputavad pärast seda, lähevad oma ette ja teevad sellise üldkehalise tohutu vabastava raputamise. Et see on nagu samalaadne tegevus tegelikult meie kehaga. Ja esialgu ta tundub väheke keeruline, sellepärast me ei ole harjunud keha niimoodi raputama isegi. Mina tunnistan ausalt selle, ma olen nüüd sellisel moel enda rutiini võtnud üsna ka hiljuti, aga pean tunnistama, et tema see omadus keha kuidagi oma kummalisel moel nagu lõdvestada on ikkagi märkimisväärne. Jah, nüüd siis võtame siis järgmise harjutuse ette või järgmise liigutusrutiini ette. Ja see on selline 8 tegemine puusadega. Et sa lihtsalt alustad rahulikult, jalaseis on ikkagi väheke, võib-olla tsipa õlalaiudel, võib-olla õlalaiudest tsipa, aga kuidas tunnete ise, kuidas sul see hea seis on enda jaoks. Et siin ei ole nagu, kui see liiga kokku oled, siis on raske liigutada, et ikkagi peab väheke, jalad peavad väheke laiali olema. Ja siin on lihtsalt, hakkad minema 8-ga, sa teed lihtsalt puusaringid, mis me teed ringe, aga nüüd sa hakkad lihtsalt 8 tegema. Ja siin on samamoodi tegelikult, see algus on sul nagu rahulik, võta nagu rahulikult, võid käed siia panna siia ala kõhule, kus on siis ja nabast allapoole, siia mõnusasse sellisesse pugu või ikka armas siia, et armas ala õlu ette siia rahulikult või sa võid kõrval ka hoida, kuidas sul tunne on. No selja taga on väga keeruline, siis see nagu ei ole päris lõdva, et ikkagi proovida olla nagu nii lõdva kui võimalik. Ja lihtsalt hakkad nagu vaikselt niimoodi 8 tegema. Algus ühes suunas ja siin samamoodi, et ei ole vaja ise kontrollida. Lugeda ka ei ole vaja. Siin ei ole lugemisega mingit pistmist, need ei ole, siin ei ole lugemise aega, et see on nagu lihtsalt esmaselt on tegelikult see ristmiku energia avamine, ehk siis oma ristmiku luuga tunnetuse loomine, selle sisemise balansi loomine läbi ristmiku. Siin on selline nagu tasapind, et siit ja siit tegelikult. Ja kui sa hakkad seda liigutama, siis tegelikult see puusad, see 8 hakkab sulle väga huvitavalt mõjutama ka sinu psüühet ja looma väga huvitavaid tundmusi. Et siin on see harjutus on sellepärast ka huvitav, et seda saab teha ka hästi väikselt, minimaalselt, hästi rahulikult. Kui sa tahad üldse alustada seda 8 tunnetamist nagu väga nagu sügavuti, siis selle 8 liigutamine hästi aeglaselt on tegelikult teine mõõde, aga siin me teeme lihtsalt energia fascia aktiviseerimisega siit puusavööndi ümber. Ja siin on 8, läksime rahulikult. Ei ole vaja esialgu võtta väga suurt amplituuti, lihtsalt lasta selle 8 kujuneda niimoodi, nagu nad kujunevad.
ja see praktika on tegelikult tuntud ka vanade rahvaste seas, et see on tugev energiaharjutus, kui seda teha nagu pikemalt, näiteks tunde, siis on temaga teekond väga teistsugune. Ja et siit on nagu see lugu ka, et ei ole vaja hakata tagumikku nagu taha lükkama, et see ei ole praegu eesmärk, et siin nagu puusasi avada, pigem on see, et seda 8 lasta niimoodi nagu kulgeda siin. Ja vaikselt aegamööda hakkab, sa tunnetad, kuidas ta hakkab sul tegelikult nagu ketrama või kuidagi nii öeldakse, et kogub tuure, et su keha nagu tahab minna väheke suurtemasse amplituutidesse ja lase talle minna, las ta läheb rahulikult. Ja kui suurtemast amplituudi läheb, siis on hästi. Võid jalad ka laiemaks võtta, kui tunned, et tahad veel rohkem seda. Mulle meeldib, kui ta hakkab minema aktiivseks. Ja siin ma nüüd väheke hakkan juba puusadega õrnalt nagu ütleme niimoodi, et ma hakkan ikkagi väheke juba ette ka poole nagu lükkama seda, et nagu väheke siit nendest joones tuleb, et saaks nagu rohkem ka seda pinget või sellist niisugust, aga see tuleb väga loomulikult kaasa, nii et seda lihtsalt tunnetage, et ei ole vaja, siin ei ole esmaselt eesmärk ikkagi midagi väga kardinaalselt suurt korda saata. Aga tempo läheb kiiremaks, seepärast keha, kui mina hakkasin seda praktiseerima, siis mul esimesed kogemused olid ikkagi päris huvitavad sellest, et ta iseenesest see keha nagu tahtis teha neid suurimaid amplituute kuhugi hästi intensiivistuda ja pärast me läheme veel ka tahapoole sellega, et seda ja nüüd tunnetada, kuidas seda see 8 läheb aina suuremaks, lase tal minna. Tempo võib ka minna kiiremaks. Ja kui sa tunned, et on see ühtepidi hakanud juba niimoodi, nagu keha on hakanud juba selles osas avanema ja soojaks minema, siis võtame suuna teistpidi ette. Hakkame nüüd teistpidi minema. Esialgu imelikuna, sest keha oli juba harjunud ühtemoodi liikuma. Aga
nüüd me teeme 18 pidi. ütleme, et seda harjutust võid täitsa teha oma ette ka nagu seda raputamistki ennem. Aga proovid tõmmata seda 8 ikka nii puhtalt kui võimalik, et kui võimalik, hakkame tagumikku nagu sama amplituudiga me liigume tegelikult nagu tagasi, et meil on see 8 liikumine ja siis me läheme, lükkame seda tagumikku nii tagasi kui võimalik. Ja teeme selle nagu koerad teavad. Ja tuleme tagasi vaikselt, aga proovime jätta selle nagu 8 liigutuse ikkagi alles, aga kui siit me tagasi lähme, seda on keeruline teha, siis me lihtsalt teeme nii. Iga palju kuulata. Et muidu on ka olemas selline harjutus, et okei, me vaatame nagu tagasi niimoodi, aga siin ei ole vaja, siin lihtsalt selle nõksuga kogu aeg minna tagasi, tulla tagasi rahulikult ja jätkata siis nagu rahulikult 8. Et jällegi, kui on nagu see tunne, et see tahad tagasi minna, siis lähed, lased selle. Selja nõgusaks, lased lihtsalt see tagumisel osal lihtsalt ka omaette niimoodi toimetada, sest see alaseljal nagu väga mõnus kogu selle puusavööndil ja tuled tagasi ja siis jätkad selle 8 tegemist. Kuna see on selline päris selline energiamahukas harjutus, kuigi vaatamata sellele, et nagu ei tundu nii, et kui hoogu lähed ja meeldima hakkab, siis see on üks väga parimaid harjutusi selle üldse see puusavööndi või selle nagu avamiseks minu jaoks, et see on nagu tõesti selline, tema on ka psühhosomaatiline tegelikult harjutus ka või rutiin. Blavatskaja on sellest rääkinud, Jelena Blavatskaja on rääkinud ristmiku avamisest ühesõnaga, et see nagu selles suhtes, et see, kui keegi tahab edasi uurida, et siis see on nagu väga huvitav rutiin selles suhtes või selline keha tunnetamise moodus. Ja siis nagu järgmisena võtaksime ette sellised lihtsad asjad nagu põlvetõsted, et see ei ole nagu keeruline, see on põlvetõsted nagu laksuga ühega, et lihtsalt üheksateist, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 39, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 71, 2,
6, 7, 8, 9, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Põhimõtteliselt 100 sellist 50 ka, aga 50-100 vahel. Ühesõnaga see, kuidas seda harjutust teha, on lihtne, et sa lihtsalt patsutad kahe käega lihtsalt. Ükskõik, kuidas su amplitud on, et kas ei ole sunnitud kõrgemale tõstma, aga nüüd ikkagi piisavalt kõrgele. Ja siis liiguksime edasi järgmise harjutuse juurde, ehk siis on siis põhimõtteliselt me hakkame oma keha nagu väänama, ühesõnaga. Et see näeb välja samamoodi nagu väheke eelmise harjutuse jätk, kus me ajasime nagu tagumiku taha, aga nüüd mul on selg nõgus ja siit me lihtsalt nagu proovime vaadata niimoodi, nii kaugele suudame, et seda venitust siit saada, eks ju. Et see on nagu, sellel on ka mitmed lähenemismoodusid, aga et kuidas seda, et noh, ühesõnaga võib ka nii teha, aga noh, kuidagi teeme seda praegu nii. Eesmärk on, et sul on nii, sa oled nagu ja et sa proovid siit. Kui selg on nõgus, proovid selja nõgusana hoida ja lihtsalt siis siit seda venitust saada nagu nii palju kui võimalik. Selline harjutus jah, et see on ka väga hea, igatepidi avab meil seda ja siis proovid selle pilku saada nii kaugele kui saad ja siis see juba iseenesest tõmbab sulle seda käia, seda ka 50-100 korda teha on juba väga hästi. No see on niisugune nagu harjutus, et ütlen niimoodi, et võta kas või dressipluus seljast ära, et juba läheb päris palavaks. Ja siis järgmisena lihtsalt on nii, pärast seda võtaks siis ette järgmise harjutuse ja jällegi tegeleme siin selle, lihtsalt me laseme kätel minna lihtsalt hästi rahulikult ja muidugi saadame lihtsalt selle pea ka sinna pilguga, aga siin pingutust nagu esialgu ei tasu teha, lihtsalt samamoodi hästi rahulikult alustada ja intensiinistume siis nagu lõpupoole, et võtame selle tempo nagu lõpupoole ülesse, aga alguses me lihtsalt aktiviseerime, see on neerude aktiviseerimiseks väga hea. Ei soovita siin nagu käsi kokku tõmmata ega midagi lüüa, lihtsalt need käed ja jalad on nagu õlgades sipa laiemalt, et siis on seda amplituuti siis parem saada. Aga seda tunnetad iseenda keha järgi, kuidas sul see. Siin samuti minu arust ei ole vaja lugeda mingit korduste arvu, lihtsalt tunnetada, kuidas su keha hakkab vaikselt ise toimetama, algus annab talle impulsi, siis ta hakkab sulle minema vaikselt ja sina lähed järgi.
suuremaks, jõulisemaks, rohkem. Hingamine on vaba, kuidas tuleb. Vahest on läbi nina hingat sisse välja, vahest on linast suuga sisse välja, vahest suuga üldse ei mõtle selle peale. Aga jah, soovituslik on see selline rahulik sisse-välja hingamine nina kaudu, nagu mediteeriks. Ilmselt on selline, ainult teatud harjutute puhul on vaja lihtsalt teistmoodi hingata, aga minu jaoks on see selline keha loomulik käte. See on jah väga üldlevinud rahvastes, vanarahvaste harjutustega, seal ei ole midagi uut. Hiinlaste juures me näeme tihti, kui nad seistakse väike laiemalt ja siis nagu tõmmatakse rohkem siia neerude aktiviseerimiseks. Et see on jah teistmoodi väike. Kuna jah, tegelikult päris palavaks läinud, siis ma võtan selle seljast ära ikkagi. Ja kui sellega oleme nagu ühele poole saanud, siis on järgmine harjutus on selline hästi rahulik ja käed üles ja me lihtsalt langeme siia alla niimoodi. Seda tehke ka tunde järgi. Et seda tehke ka tunde järgi. Et see on lihtsalt selline, ei ole vaja liiga palju taga minna, aga ikkagi mingil määral kindlasti, et saada seda selja väike venitus, siit venituste eest ja kukkuda alla lihtsalt. Et selline lihtne harjutus tegelikult oma olemuselt ei ole keeruline. Ja siis me kogume äkki nii ja et järgmine on ka väga lihtne harjutus, üldse ei ole keeruline, aga omab ka sellist, tegelikult on lihtne harjutus ja et käed ülesse, nii
alla, keerad käed niimoodi, lihtsalt ei olegi midagi keerulist. nii, algus on kõrval, on käed all, keerad ülesse, paned käed ülesse kokku, tood alla, keerad alla, nii. Võid ka teha mitu korda siin liigutust. Ja siin on nagu tasuks ka niimoodi hästi. Mõnidega on täna ei ole kõige parem särk seljas. Kuidagi lappab siin mul igatepidi see mikrofon täna. Et siin on ka, et nagu tegelikult on see rahulik. Et see on lihtsalt hea nagu koordinatsiooniks ja lihtsalt kehatunnetuseks. Ja siin ei ole jõudu tarvis, lihtsalt siin hästi õrnalt nagu tegemine. Et seda võib ka teha. Tulekski teha 50–100 korda, et siis hakkad märkama, et neid käsi ei olegi nii kerge siin niimoodi hoida ja üles alla viia, et see tundub, et okei, et 10 korda muidugi õlavööndil hästi ja siis samas on ka siin see, et kui juhul, kui on kaelavigastus, kael on kinni, kange väheke, et see on nagu üks hiinlaste poolt väga hea harjutus. Ma olen ise praktiseerinud seda, aga väga täitsa mõjub kohe hästi lihtsalt, et kui see käsi on üleval ja siis, kui sa hakkad siia poole vaatama, siis see käsi tõuseb üles lihtsalt nagu. Lihtsalt käed vahetuvad vastavalt sinu pealiigutusele. Aga see jah, need tulid praegu siia sisse, need ei olnud päris selle rutiini osad, aga lihtsalt tulid kaasa kui sellise lisana. Ja siis veel teeme ühe harjutuse juurde siis, ehk siis selline rahulik käte üles-alla liigutamine, maa ja taeva ühendamine. Siit lased nagu põlvedest väheke nagu nõksutad õrnalt ja seda soovitan teha 100 korda. Väga kasulik õlavööndile ja üldse paneb kõik energiat üles-alla liikuma. Et see on ka üks väga vägev harjutus.
ja lõpuks selle rutiini lõpuks on selline tore harjutus, tore liigutusrutiin, liikumine, et see on nagu lihtsalt me loovime käsi, saadame lihtsalt siit eest nagu läbi, et see nagu selline, hakkad siit nagu rahulikult minema, et ei olegi üldse jälle samamoodi. Esialgne minek on selline, et võid nagu rahulikult siit jalgadega saata kaasa ka, et tagant, et ei pea jalad olema nii tugevalt maas, et ei pea olema niimoodi jäik, vaid proovid lihtsalt kätega kaasa minna ja sellele kehale anda nii palju kui võimalik. Seda amplituuti siit ühesõnaga, et seda lihtsalt. Ja siis hakkad märkama, kuidas sul tahab üldse minna hästi pikalt sinna selja taha, sest ikkagi pilk saadab meid alati. Ja alati me läheme sinna, kuhu me ikka vaatame. Kipume ikka minema sinna alati tegema asju ikkagi silmade järgi, nii et julgelt lasta tõmmata, siis sa tunned, kuidas siit kõik sellest vööndist igalt poolt hakkab nagu pikemalt sikutama. Et see on üks väga tore harjutus. Siin ka. Seda võib igati pidi, võid nagu alt minna siit, kuidas soovid, aga üldiselt täitsa tavaline seis. Ja lihtsalt lasta seal kätel niimoodi lõdvalt tunnetada neid käsi. Ei ole vaja üldse. Siin nagu väga mõelda selles suhtes, et siin nagu jälle kehas see loomulik liigutamise amplituut tuleb iseenesest, et kui tahad lugeda, loe, aga kui usaldad oma keha, siis ka märkad varsti, et need lugemised ei ole vajalikud, märkad, et keha saab piisavalt midagi sellest harjutusest, siis ta lõpetadki ära, aga jah, esialgu lugemine on kasulik. Inimesel on komme kõike lugeda ja arvestada, siis jah. Siin on samamoodi, et see vahest läheb siia külje peale, aga proovi ikka siia kuidagi. Sest tõmbad siit diagonaalis, et see kõik see diagonaali meridiaani kõik nagu avavad sellega ühesõnaga. Ja põhimõtteliselt lõppu jätaks siis veel sellise väikse nagu selja nagu see venitus või sellise, ütleks nii, et ja võib ka nii teha, et ei pea nagu käsi nii hoidma, võid ka lihtsalt käed hoida koos ja lihtsalt proovida hoida nii palju kui võimalik seda jalgas ikka sirgena, et see venitus toimuks ja vaadata siit nii kaugel kui võimalik, aga ära üle pinguta, et see võib krampi lüüa, kui ei ole harjunud tegema, aga lihtsalt oled selles ja lihtsalt proovid venitada, siis me venitame siin jälle oma seljajoont nagu niimoodi. Ja teisele poole samamoodi, et jälle käed ülesse sirgelt ja venitus. Vaatame siit. Seda võid teha nagu tunde järgi.
et see on selline päris hea pingutus ka. Ja päike paistabki järjekordselt imeliselt tulnud välja ja selleks korraks siis, selleks hommikuks on minu hommikuvõimlemine nüüd lõppenud. Ma tahtsin tänada kõiki, kes on minu kanalile ennast inglise keeles subscribe inud või alla kirjutanud või kes minu kanalit jälgivad. Aitäh teile, et te olete võtnud vaevaks minu tegemist jälgida ja tagasisidet anda, et jah, tõesti, need rutiinid on pikad ja võivad nagu selles mõttes nagu raskesti jälgitavaks muutuda, aga ma teen neid lühiklippe ka kindlasti tulevikus juurde, et lihtsalt oleks eri osad oleks rohkem välja toodud. Et siiras tänu teile, et annate tagasisidet ja vaatate ja see on minu jaoks lihtsalt nagu seesmiselt tähtis, sellepärast et ma väga loodan, et meie vanemas eas me suudaksime liikuda nagu tõesti nagu rõõmsameelselt ja tervislikult ja mitte karta seda liikumisteed ette võtta, juhul kui see sees kripeldab, et on minu eeskujuks nii mõnigi inimene, keda ma nüüd alles hiljuti sain tuttavaks, üks meesterahvas, 77-aastane vanem meesterahvas, suurem mees, kellel on tõesti kehakaaluga ei ole olnud kerge, sest et ikkagi vanus tuleb peale ja ka tal tervislikud tervisevead on juures. Aga see, mis on toimunud mehega viimase, ma võiks öelda isegi 9 kuuga, on lihtsalt märkimisväärne. Et see, millisena ta tuli fitnessisse ja kuidas ta nüüd nagu välja näeb või kuidas ta energeetiliselt on, see on nagu öö ja päev, et see on lihtsalt hämmastav, kuidas inimesel on, kui tal on nagu väheke tahe või soovi, et kuidas see kehaline liikumine muudab energeetikat ja tema olemust ja seal vanus ikkagi 77. Et siis tahan öelda seda, et meil on kõigil võimalus iga hetk alustada ja see ei tähenda seda, et sa pead kohe hirmsasti kõike rassima ja džimmi ja seda maailma pole vaja karta, sellepärast et see on tegelikult kõik inimesed tulevad sinna ühe eesmärgina ennast keha parandada ja ei ole vaja häbeneda, seal ei ole üldse mingit häbenemiskohta, seal on väga kõiki erinevaid inimesi ja üldse see kehaline liikumine on meie endi kätis, et see keha tegelikult tõesti armastab liikumist, ta tahab saada liikumist. Ja minu nagu selle kanali eesmärk või minu enda eesmärk on ka nagu vaikselt ikkagi, et ma tahan anda erinevaid võimalusi, näidata, et on väga erinevad moodused, millega saad keha energiat liikuma panna ja keha paremini tunnetada ja lihtsalt tunda rõõmu elust. See on lihtsalt nii, et elu alus on liikumine, elukude on liikumine. Et ilma selleta me lihtsalt ei saa hakkama ja protsessi me näeme kõik elus igal pool on protsessi. Et see on sama liikumine kanda ka lihtsalt oma kehasse ja lihtsalt vahest tõesti, et pärast söömist lihtsalt minna jalutama, et see on juba üks esimene asi, mis saab alati teha. Üks lihtne näpunäide on see, et pärast igat söömist proovida jalutada, et see mitte jääda istumisega õhtusel ajal, minna välja, üritada seda teha, sellepärast et see tõesti aitab ja ma lihtsalt väga soovin, et me vanemaealised ja üldse kõik noored ka samamoodi, et see podcast ei ole ainult nagu minu jaoks mõeldud ainult vanemaealistele, ma olen ise vanemaealine, ma lihtsalt räägin enda koha pealt, aga lihtsalt ma võin ka öelda, et see kanal ka täitsa vabalt võib olla igale vanusele, kes tahab ennast keha liigutada erineval moel, sest praegu ma olen tegelenud selliste niisuguste imelikutuma praktikatega, et pärast ma jõuan veel ka täiesti džimmi poole ja näitan selliseid teisi kehalise liikumise võimalusi, täitsa niisugused jõutrennid ja või kalisteeniksud, ehk siis sportvõimlemisest või et selles suhtes on teekond veel pikk ja alustasin ka teekonda personaaltreeneri õpingutes, et tegelikult vähekse mingisuguse võib-olla paari kuu pärast
olen siis nagu ametlikult ka personaaltreener, et siis on paber olemas, aga muidu juhul, kui kedagi huvitab minu nagu sellised mõtted või tegemised selle koha pealt, et keegi soovib näiteks minuga koos trenni teha siis või õppida väheke või võin juhendada kedagi, et siis andke märku, et olen olemas ja loomulikult ka äkki on mingisugune inimene, kellel on huvi sponsoreerida sellist kanalit, võib-olla mõni bränd, kes soovib oma toodet. Jah, ma olen alles alustav ja ei teagi, kuhu see teekond välja viib, aga sellised soovid mul igatahes on, et oleks liikumist rohkem meie elus ja läbi selle siis me tunneks ennast kõik palju paremini. Ja seega kajastub meie iseendas, meie peredes ja meie maailmas üldse. Et soovin teile imelist päeva jätku, järgmiste kordi. Olge siis terved ja kindlasti ärge unustage teha oma kehale üks väike kingitus. Head päeva!